minu poolt tore, et mu nimi oli siin suurelt ja ka selle slaidi peal, sest tavaliselt ma kipun ka asjast rääkima hakkama ja nimeosa läheb meelest ära, nii et siis on hea, et oli tahvli peal kirjas, aga kuna ettekande aeg on väga lühike, siis läheme kohe teemasse. Ehk siis esimene digiühiskonna järgmine arenguetapp. Me oleme viimased 20 aastat digiriigis tegelenud sellega, et me jõuaksime paberimajandusest praegusesse aega ja sinna hetke, kus kõik teenused on digitaalselt, mugavalt, proaktiivselt pakutud. Et 10 aastat tagasi, kui tuli digiretsept, siis alguses oli väga suur poleemika, et mis siis saab, elektroonsed retseptid ja et kuidas need kasutada ja kõik need algusaja probleemid, aga kas te tänapäeval kujutate elu ette digiretseptideta, et te peate minema perearsti juurde, siis saama need paberretseptid, hoidma 3 retsepti alles, ei kujuta. Loodame, et samasugune arenguhüpe või järgmine arenguhüpe tuleb ka nende andmenõusoleku teenusega, ehk siis praegult me vaikselt kasutame, tulevikus on võib-olla juba sealmaal, et me ei kujuta elu ilma selleta ette. Aga inimkesksus, mis on siis andmenõusoleku osa, andmenõusoleku teenus on osa inimkesksusest. Digiriik on sellega tegelenud viimasel ajal väga pikalt ja inimkesksuse keskne mõte on siis läbipaistvus, usaldusväärsus, see, et inimesed oleksid piisavalt andmetargad, et nad oleksid võimestatud, et nad teaksid, mis nende andmetega toimub, millal nad annavad nõusolekuid, et nad saaksid neid tagasi võtta, hallata, nad saaksid jälgida andmeid, kes on riigisektoris nende kohta päringut teinud ja loomulikult kõige sellega kaasneb ka vastutus. Ehk siis ühest küljest peab inimene võtma rolli selle eest, mida ta teeb. Ja nii läheb inimeste ootused. Millised on inimeste ootused riigile? Et riik oleks läbipaistev, kodanikukeskene, usaldusväärne ja ka vastutus, et 72% inimestest on valmis iga-aastaselt rahvastikuregistris enda andmeid uuendama ja ajakohastena hoidma tingimusel, et nad saavad sellest midagi. Ja see, nad saavad sellest midagi, võiks olla näiteks just andmenõusoleku teenus, mida siis saab pakkuda. Ja praeguseks hetkeks tegelikult eelmise nädala seis, mul ei ole selle nädala seisu, aga eelmise nädala seisuga on antud peaaegu 2 miljonit nõusolekut. Et andmenõusoleku teenus, juba 10 aastat tagasi räägiti nõusoleku teenusest, aga nüüd me lõpuks oleme siis seal maal, kus nõusoleku teenus on ka päriselt seaduses sees, avaliku teabe seaduses, nii et tulevikus loodame, et neid kasutusjuhte tuleb veel ja veel juurde. Aga nõusoleku teenuse eesmärk on siis see, et on vabatahtlik mugavusteenus, ülevaade ja keskne lahendus. Vabatahtlik tähendab siis siinkohal seda, et olenemata sellest, et on olemas elektroonne võimalus anda nõusolekuid, peab inimesele alati jääma võimalus anda nõusolekuid. Ka praegusel kujul, kui ta tahab minna kohalikku omavalitsusse kohale, siis ta võib ja peab saama sinna kohale minna, et me ei pea survestama inimest kasutama ainult elektroonseid lahendusi. Panen kiirelt ka selle toimemudeli peale. Ehk siis täna hommikul tegin ettekannet, arvutasin läbi ja vaatasin, mul läks 12 minutit, nii et ma püüan siis hästi kiirelt läbi joosta selle ettekande. Andmenõusoleku teenuse toimemudel on siis see, et inimene tahab teenust, läheb ettevõtte juurde, ettevõte kontrollib, kas juba on antud nõusolek, et ta saab kohe talle teenust pakkuda. Kui ei ole, siis ta pöördub andmekogu poole, andmekogu pöördub RIA poole, kontrollib, kas on olemas nõusolek. Kui ei ole, siis küsib nõusolekut, inimene annab nõusoleku ja alles siis saab andmekogust ettevõtte need andmed ja ainult need andmed, millega ettevõte on juba varasemalt lepingu sõlminud. Ehk siis andmenõusoleku teenusega ei saa mitte kunagi küsida suuremat andmeseti, suvalist andmeseti, rohkem andmeid, kui on lepingutega nii-öelda sõlmitud. See tagab selle teenuse turvalisuse ja usaldusväärsuse. Nii, ja ma lähen nüüd siis kõige põnevama osa juurde, ehk siis kasutusnäitajad ja tulevikupotentsiaal. Üleval reas on siis need kasutusnäitajad, mis praegult on riigis juba kasutusel. Ehk siis peaaegu kõik Eesti pangad on liitunud andmenõusoleku teenusega selleks, et
maksekäitumise hinnangut EMTA-st küsida. Teine kasutusjuht on patsiendi kindlustuse ja perearstide ligipääsu saamiseks. Küsimus, kes teist on perearsti poole pöördunud Perearst24? Väga hea, väga hea. Kas te kujutate ette, et te teeksite praegult perearsti juurde pöördumisi nii, nagu te varem tegite päev otsa seal telefoni otsas või kirjutaksite või saadaksite sõnumi ja millal te siis saaksite vastuse? Ehk siis see perearsti süsteem oma eelvisiidiga on andmenõusoleku teenuse selline hästi hea kasutuslugu, millest meile väga meeldib rääkida just selles võtmes, et erasektor selleks, et ta võtaks andmenõusoleku teenuse kasutusele, tahab näha selles konkreetselt enda jaoks nii-öelda väärtust ja see väärtus on ikkagi rahaline väärtus. Ehk siis aja kokkuhoid ja aeg tähendab ju raha. Ja andmenõusoleku teenus tegelikult paar aastat tagasi, kui võeti perearsti süsteemis eelvisiidina kasutusele, tehti uuring TalTechi poolt enne selle kasutusele võtmist, kuidas perearstid on rahul enda tööga, kui kaua võtab aega ühe pöördumise vastamine, kas perearstid teevad väga palju ületööd ja peale seda, kui andmenõusoleku teenus oli pool aastat kasutusel olnud, tehti samasugune uuring ja tulemused olid sellised, et perearstid hindasid, et nende ületööaeg on märkimisväärselt vähenenud, sellepärast et toimus switch perearstidelt pereõdedele. Kui te teete pöördumise Perearst24, siis kõigepealt tegeleb teie pöördumisega õde, kes siis vaatab, kas ta saab sellega ise kiiresti tegeleda, kas ta saab ise teile vajalikud analüüsid tellida, panna retsepti valmis, mille siis perearst nii-öelda koostab. Ja kõik need tegevused tähendavad seda, et pöördumise aeg on umbes 2 tundi sellest hetkest, kui te teete selle pöördumise ja kui te saate juba esmase tagasiside. Ja loomulikult TalTech arvestas sellega rahanumbritesse. Mul sai aeg otsa, aga rahanumbritest kindlasti tahetakse teada. Ehk siis esimesel aastal, kui see kasutusele võeti, arvestati välja, et perearstide tööaega sellega, et nüüd võtavad pereõed esmased pöördumised vastu, oli 1,3 miljonit eurot ja see oli paar aastat tagasi ja siis, kui tegemist oli pilootprojektiga ja pereõdede töökoormus loomulikult kasvas, sealt läks 400 000 maha ehk siis 900 000 riigilt kokku hoitud raha sellega, et andmenõusoleku teenus kasutusele võeti. Nii et kui te leiate oma sektoris ja oma valdkonnas need kohad, kus andmenõusoleku teenus aitaks teil aega kokku hoida, siis tulge meie poole, aitame kasutusele võtta. Ja teised kasutusjuhud on siis täpselt toetuse andmised, ehk siis riigisektoris justkui peaks andmenõusoleku teenust kasutusele võtma. Nad leidsid, et see on mugavam ja kiirem lahendus inimeste jaoks, nii et võtsid kasutusele. Ja tulevikuperspektiivid lihtsalt selleks, et mõelda sellele, kus võiks andmenõusoleku teenust kasutada, siis näiteks lähed apteeki, annad nõusolekut, palun vaata minu analüüside vastuseid ja sellest lähtuvalt soovita mulle neid vitamiine, mida mul päriselt vaja on. Või siis geenipangast vaata minu ravimeid, et millised nii-öelda maoavandite ravimid mulle näiteks sobivad ja millised ei sobi. Või siis audioraamatud, näiteks murrad autoavarii tagajärjel 2 kätt, perearst annab sulle 2 kuuks ligipääsu Rahvusraamatukogu raamatutele, sest sa ei saa raamatuid lugeda. Ja meil enamustel on lapsed, kui palju te annate nõusolekuid selleks, et lastega koolis mingeid tegevusi teha. Immuniseerimised, kõik ligipääsud, asjad, kõik need on võimalik viia andmenõusoleku teenuse peale. Nii, Pärja, palun tule küsimult küsimusi. Ma annan sulle üle ka kiiresti meie poolt sellise meenutuse meene. Aitäh! Ja küsin sinult kiiresti seda, et millised on siis võib-olla kõige suuremad väljakutsed olnud selle teenuse arendamisel? Tehnilisi väljakutseid tegelikult ei ole, asutused tahavad samuti tulla ja liidestuda ja nüüd on ka lõpuks õiguslikud väljakutsed ületatud, nii et ainult taevas on piiriks. Väga tore, ma vaatan workshop keskkonnas meil hetkel sulle rohkem küsimusi ei ole. Nii et ja kuna sa tuleviku vaatest juba ka rääkisid, et taevas on ainult piiriks, kõike saab teha, kellel iganes ideid on, siis võtke ühendust ja vaatame, mis teha annab.
aga aitäh sulle, Regina! aitäh!